Tere, head televaatajad! Aastanumber on küll vahetunud, aga mina olen endiselt teiega doktor Viktor Vassiljev ja head uut aastat võib vist veel soovida. Ma olen alati ikka inimestele head soovinud ja vist võib isegi ilma pudelita veel soovida ja tühja, sest pudelist neid on pikkade pühadel Eestimaal küll neid pudeleid ära joodud ja hulk süütuid koduloomi sinna kõrvale ära retsitud ja ka mina lubasin endale aasta lõpus nädalakese puhkust, aga ei juhtunud midagi hullu, sellepärast et hea kolleeg Norman tegi ikkagi peaaegu et saatekese ära. Kui keegi nägi, siis see oli edekabelis, aga no muidugi nii hästi ta ka hakkama ei saanud, et ma oleks ta lubanud lausa otse eetrisse teie ette. Nii et ikkagi teeme saadet nii, et mõni inimene peab ära võtma pool pudelit viina selleks, et tasakaaluhäireid tekib, aga kui on omast käest nagu võtta, et siis saabki nagu viina pealt kokku hoida. Mul alkoholismiga probleeme on miljoni aastat, et mis võiks tegema? Veel kord, millega teil probleemid on? Alkoholismiga. Aneurüsmiga? Alkoholismiga. Alkoholismiga on probleemid. No näed, seal on kaks, ei, see ei ole okei. Tere doktor, ma tahtsin teie käest küsida, Küsige. Ma peeretan 30–50 korda päevas, kas see on normaalne? No kui tähendab seda gaasi sees tekib, siis tuleb ta välja lasta, oleks üsna ebanormaalne, kui ta kõik sisse jääks, aga selleks see gaas tekibki, et saaks rikastada nagu maakera atmosfääri ja nii need asjad toimuvad ja toimivad. Kas ta nüüd normaalne on, see kõik sõltub sellest, kui palju ja mida te sööte. Nii et ainult selle telefonikõne vahendusel mina ei oska öelda, on see normaalne või ei ole. Mõne inimese puhul, kui on parasjagu kehakaalug, on suur kõht, eks ole, ja sööb ka sellist toitu, mis gaasi rohkelt tekitab, hästi palju hapukapsast ja ubeherneid ja... Nüüd ma siis tean, et aitäh, et ma pean nüüd ära minema. Jah, muidu on eetris kuulda, ma sain aru. Ma pean vettu minema. Ja, no mis seal ikka, käige ära, jah. No ma ei tea, proovime, sõltub küsimusest. Küsimus on selline, et kui on käed läbipaistvad ja klõbisevad niimoodi, tuksevõtmeid kätte ei saa. Käed on läbipaistvad. Jah, kõvad sellised klõbisevad, läbipaistvad. Kui te mulle näitaksite oma käsi ja kui ma näeks, et nad on täiesti läbipaistvad, siis ma ütleks, et need on klaasist käed ilmselt siis. No vaat klaasist käed, need ei kõlba mitte kuskil, need tuleb välja vahetada. Ma tänan teid vahvate küsimuste eest. Ausõna, see on minu lemmiksaade, mulle meeldib. Me kohtume teiega nädala pärast saates, oli teiega doktor Viktor Vassiljev ja olge palun terved.